Me räägime jõust, me räägime väest ja me räägime sellest, mis loeb. Võim ja vägi episood 18 ja me oleme jõudnud siia juba, see käis päris ruttu tegelikult. Aga me peamegi just teid tänama inimesed sellepärast, et teie YouTube'i vaatamised ja Spotify kuulamised on olnud päris võimsad. Nii et mul ongi ainult üks pisikene palve, see on ainult nii väike ja see võtab sul aega täpselt 0,8 sekundit. Pane see like ära, jaga seda edasi, subscribe ja mis iganes toimib. Aga hei, aitab sellest jutust, muidu me lähme liiga pikalt siia venima. Täna on saates üks väga kihvt mees, sellepärast et tema tähelend hakkas juba 90-ndatel ja see on selline ajastu, mida mina armastan väga tugevalt. Ja mõnelt inimeselt tõesti võtab see kohe hinge seest ära, nii et seest läheb hing, daamid ja härrad. Meie ees on üks ülikõva treener ja superhea muusik Rein Kahro. Tere tulemast, sõber. Rõõm näha. Rein, kuidas läheb meie ägedal bändil Noor Kuu? Tänan küsimast, läheb väga hästi. Nagu elus ikka, on ju tõusud, on mõõnad. Praegu on meil siis selline vaikne nagu selline tõusu alge, et ehk siis me oleme natukene koosseisu jälle siin muutnud aasta algul ja nüüd siis praegu on selline hetk, kus me valmistume suveks. Meil on tulemas selline äge, ütleks nii, et siis selline teraapia vormis kontsertprogramm Mehed ei nuta, ehk siis mehed ei peakski nutma, või õigemini peaksid nutma, aga tegema seda siis stiilselt. Ja see ongi siis sellise meie kontsertprogrammi selline mõte, et mehed nutavad, teevad seda stiilselt, naeravad ise enda üle, nutavad siis, kui on vaja ja samas see muusika ka siis, eks ole, on üks väga oluline osa elust, mis teinekord aitab haavu parandada ja aitab neid häid emotsioone ka veel rohkem nagu esile tuua. Kui tihti sina nutad? Tead, ma olen ikkagi päris nagu piripill, et mind vahepeal lihtsalt liigutavad väga sellised väga lihtsad asjad, et kui näiteks mingit filmi vaatan ka, kuidas nagu lihtsalt mingi selline väga siiras hetk, eks ole, siis okei, ma nagu ei päris hea kulum on ju, aga selles mõttes tõmbab nagu silma ikkagi kergelt nagu niiskeks, et minu arust on see nagu elus ka nagu väga oluline, et me ei unustaks ära seda, et need lihtsad asjad on nagu väga-väga olulised, et tänapäeval inimesed kuidagi keskenduvad veidi valedele asjadele, et on liiga enesekesksed, eks ole, et natuke rohkem sellist lähedust, teiste inimeste mõistmist, kõike seda, et ma arvan, et see oleks väga oluline, et maailm nagu oleks parem koht, kus elada. Aga kas on? Kas maailm on parem koht või? Me ütleme nii, et iga hommik teed oma selle telefoni lahti ja hakkad sealt neid uudise pealkirju nagu vaatama, et siis ikkagi nagu vahepeal panem nagu kukalt kratsime küll, mõtled, et kus me nagu elame, et miks nagu, et kas siis tõesti on nii raske lihtsalt olla oma vahel sõbrad, eks ole, ükskõik mis rahvus või usk või mis iganes sa nagu oled, aga samas on see läbi aegade nii olnud ja ilmselt see veel läbi aegade kestab edasi ka, et ma ütleksin nii, et meil siin Eestis on ikkagi tegelikult nagu väga hästi kõik, et ma ei näe põhjust virisemiseks, alati ju võib olla paremini on ju, aga siis vaataks jälle peeglisse ja ütleks, et kas mina enda poolt olen teinud kõik, et see elu nagu oleks nagu parem, ja väga palju saab alati ise ära teha. Kas sina tunned, et see, mida sa igapäevaselt teed, mõjutab mitte ainult sinu elu, vaid tegelikult see on ka sinu panus, et maailm oleks parem? Jah, tead, ma pean selles mõttes ütlema küll, et mul on, ma arvan, et mul on nagu väga vedanud, et ma olen nagu seotud nagu kahe väga olulise teemaga, mis tegelikult inimesi puudutab mitte ainult nagu nii-öelda väikses mastaabis, vaid tegelikult nagu väga suures pildis, et ehk siis nagu sport ja muusika, eks ole, et ega tegelikult vist rohkem või ilmselt on mingid valdkondi veel, aga ütleme, need kaks on nagu sellist, mis inimestest tekitavad tõesti nagu väga-väga palju emotsioon, eks ole. Sport, eks ole, kaasa elamine, see energia, emotsioon, mida sa spordi tegemisest saad, see väike mingisugune võidutahe, eks ole, igas väikses spordi elemendis
see pingutus, eneseületus ja muusikas, eks ole, siis samamoodi, eks ole, need emotsioonid, et on siis nagu natukene kurvem meloodia, on rõõmsam meloodia, kõik see, eks ole. Ja see, et ma olen nagu selle sees saanud olla, ikkagi tänaseks juba, ütleme muusikaga, no tegelikult muusikaga ikka täitsa nagu sünnist saadik, aga ütleme selle spordi nii-öelda inimeste kaasamine sporti ja inimeste juhendamine sellega juba ka, eks ole, 15 aastat, et siis et seda nagu igapäevaselt näha, inimeste ellu nagu panustada, eriti nüüd ütleme personaaltreeneri rollis ka, et see on nagu selline väga, ma ütleks tänuväärne, et sa ikkagi näed, kuidas inimesed tulevad sinu juurde, neil on mingisugune, eks ole, ka siis eesmärk või on neil mingi mure, millest nad tahavad lahti saada, eks ole, ja siis sa oled selle protsessi juures, sa aitad neid, sa motiveerid neid, et nad ei läheks nagu nii-öelda oma selles tõusuredelis nagu alla tagasi, seda juhtub ka, eks ole, aga just see, et ikkagi jõuad edasi, kuni lõpuks eesmärk on käes, eks ole. Et see inimeste siiras emotsioon, kui nad ikkagi jõuavad selle oma ühe verstapostini, see on tänuväärne. Et selles mõttes vastus sinu küsimusele on ikkagi, et jah, et ma arvan, et ma oma tegevusega puudutan jah, päris paljusid. On selline arusaam, et inimene on õnnelik siis, kui tema hobist on saanud töö, mille eest ta saab ka raha. Et kuidas on sinu puhul, kas muusika on hobi ja sport on töö või vastupidi või? See on nüüd jällegi nii, et elus on erinevad perioodid, eks ole, et ühel hetkel, kui midagi sinu elus on liiga palju, siis ta nagu muutub juba selleks, et sa hakkad seda võtma justkui nagu kohustus, eks ole, et kui sinu hobist saab, eks ole, selline see moment käib ära, eks ole, siis on see ilmselge märk sellest, et kas siis midagi on sinu elus liiga palju, on ju, et tekib selline üleküllastus, et muusikaga on täpselt samamoodi, et kuigi sa mõtled, eks ole, et ja väga paljud mõtlevad, eks noh, mis see muusika elu siis nagu on ju, siis tegelikult on ju nii, et enamus artiste, nende töö kandub edasi, eks ole, öötundidesse ja see nagu tegelikult ju lööb kogu selle sinu päevarežiimi ka sassi, et minul nagu selles mõttes on nagu vedanud, et ma ei ole pidanud väga palju esinema just siis nii-öelda öötundidel, kes on mingi ööklubi bändid ja nii edasi, et meie selline kuulajaskond ja klientuur on ikkagi pigem selline veidi selline viisakam, eks ole, et kas meil on siis mingid pulmad, laulatused, mingisugused vastuvõtud, riiklikud, mingisugused sündmused, eks ole, aktused, et pigem me saame, eks ole, seal ikkagi, ma ei tea, kell 12 jõuame koju ikka, on ju, siis kui teised võib-olla peavad minema alles lava peale, on ju, ma räägin öötundidest. Et jah, et on olnud perioode, kus laulmist on elus olnud nii palju, nii kontserdeid kui ka proovi tegemisi, et sa ühel hetkel tunned, et sa annad endast nii palju ära, et sa ei saa nagu sealt sama palju vastu, eks ole, ja me räägime vastu saamisest, et me ei mõõda seda vastu, eks ole, rahaliselt, vaid me mõõdame ikkagi seda emotsiooni, eks ole, et sul peab see balanss seal kuskil olema, eks ole. Et see energiaväli või see energia, mida sa laval endast ära annad, et see tegelikult isegi kui me räägime seda, et sa laval ei tantsi või sa ei tee, eks ole, siis tegelikult see publikuga suhtlemine, see emotsioon, mida sa igasse laulu, igasse sõnasse nagu paned, et see tegelikult on nagu päris suur energiakulu ja on olnud hetki jah, et kus see muusika ka nagu tundub, et nüüd, et oleks vaja nagu täitsa nagu tõmmata korraks pistiks seinast välja ja veits nagu irduda ja olla ja ütleme väga paljud muusikud ju teevad ka nii, et ongi selline üldiselt muusikutel on, eks ole, siis see jõuluperiood ja siis seal suvel mingid suvetuurid ja mingid asjad, eks ole, on sellised väga-väga sellised pisid ajad, et siis ongi, et sul on see detsember on nagu täiesti täis pikitud, siis sa nagu jaanuari tõmbad täiesti niimoodi, et aitab mitte ühtegi esinemist, et sa võtadki jaanuari täiesti nagu puhkad ennast ilusti välja ja eriti just nagu see vaimne pool. Mis see järeldus on siis, kas sa oled õnnelik inimene? Ja ma arvan, ma olen õnnelik inimene, jah. Et selles mõttes, nagu ma ütlesin ka, eks ole, et mul on nagu väga vedanud, et mul on tegelikult kaks asja, millega ma tegelen, et igapäevaselt ongi siis, eks ole, see treeneritöö ja siis see laulja töö, et see vahetu siiras emotsioon, mis ma inimestelt nagu tagasi saan, et see on nagu väga, väga positiivne ja selles mõttes ma olen tõesti õnnelik, et ma sellist asja saan teha. Kui sa lähed ajast tagasi nüüd natukene, sa oled ju päris palju ägedaid asju teinud ja kusagil 90. lõpus tegid täitsa pohibändi oma sõpradega, mille nimi oli Sixpack. Et kui sa vaatad ajast tagasi,
millised on need emotsioonid, mis sinu sisse tulevad, kas käib ikkagi südamelt läbi, et vau, et ma olen ju päris palju toredaid asju teinud ja samas, kas see on ka selline nii-öelda kasvamise koht, kus sa saad aru, vau, aga ma ei ole üldse ammu enam see sama poiss, et ma olen tänaseks ise hoopis see eeskuju ja suurem mees? No ma ei tea, kui palju ma nüüd eeskuju kellelegi olen, aga ja ma igapäevaselt ju väga palju ei mõtle selle peale, mis on olnud, et ütleme see boybändide aeg ka, eks et see oli ju ka tegelikult siis seal 96, 97 on ju, et sellest on läinud aega juba põhimõtteliselt, noh, me räägime täna 28 aastat, see tundub lihtsalt nagu täiesti ulme on ju, et kuidas nii palju aega mööda on läinud, aga et kui keegi jälle tuletab meelde, et kuule, vau, nagu sinagi praegu on, et kuule, six-pack oli ja seest läheb hinge ja mis iganes on ju, et siis loomulikult võtab südamelt soojaks, et mida kõik on tehtud ja korda saadetud ja kuidas see protsess kõik, eks oli, et minu jaoks oli see ju põhimõtteliselt siis keskkooli või gümnaasiumi siis lõpuklassi selline poisiklutt, kes lihtsalt sattus juhuse tahtel sellisesse siis ringi, et oli siis, tekkis nii see rumal noor kui tol ajal, kui ka siis see six-pack, et selles mõttes oli selline aeg, kus kõik oli nagu võimalik, et kui sa sattusid õigesse seltskonda ja kõik asjad jooksid omavahel kokku, siis see oli nagu väga äge aeg, et ja võrreldes nagu ütleme tänapäevaga, mis meil siin nüüd siis toimuvad suvel ka igasugused kontserdid ja tuurid ja nii edasi, siis see, mis tol ajal nagu toimus, olid need suvetuurid, eks ole, et see suvetuur oli ikkagi midagi sellist, mis rahvale läks nagu väga korda ja need massid, mis tol ajal nagu käisid ikkagi sul Tallinna lauluväljakul või Tartu lauluväljakul või Pärnus või mis iganes, need olid ikkagi meeletud, et tänapäeval on sul välisartistid käivad, eks ole, on sul seal kontserdil on mingi 10 000 ja võib-olla rohkem inimest, et tänapäeval sul suvetuurile, kui sul mingid koosseisud kokku pannakse, et no ma ütleks nii, et pigem näeb harva, kui sul on tuhandeid inimesi kontserditel, et tollal oli see, et sul lihtsalt terve see, no sul oli nagu nii-öelda nagu teine laulupidu peaaegu, et okei, laulupeal on mul seal 70 000 pealtvaatajat ja nii edasi on ju. Aga jah, et tuhandeid inimesi, et aeg oli hoopis teine ja inimesed nagu kuidagi hindasid ka nagu seda, just neid kontserte nagu teistmoodi, et tänapäeval seda nagu tagasi ilmselt ei tule, ma arvan. Kas sa igatsed, kas sul tekib tihti see mõte, et varem oli parem kui praegu? No vaata, see on jällegi see, et see suhteline, et kas see on natuke ka vanuse küsimus. Ei kindlasti, et see ongi küsimus, et kas ta nüüd siis nagu nii-öelda parem oli, eks ole, et kindlasti oli selline nagu äge ja ongi asju, eks ole, mis niikuinii tule tagasi ja ega neid taga nutta ei ole ka, ega see ei anna midagi juurde, et pigem on väga äge mälestus, kuidas nagu asjad olid toona ja ega me elus ju niikuinii peame adapteeruma erinevate uute olukordadega ja selles mõttes tuleb igast olukorrast jälle see uus wow-efekt üles leida, et tänapäeval on asjad jälle hoopis teistmoodi, et okei, et näiteks lihtne võrdus, eks ole, et kui sul vanasti oli sul suvetuurid, siis see oli nagu selline konveier ja väga paljud asjad, mis tol ajal laval nagu toimusid, eks ole, tulid nagu nii-öelda siis nagu lindi pealt, eks ole. Tänapäeval on see, et tänapäeval me oleme liikunud tagasi sellesse aega, kus laval tehti laivi ja see laiv on ikkagi selles mõttes nagu palju ägedam, et see ikkagi on see on ikkagi see, mis sa nagu see, mida sa otse nagu ütled, välja laulad, eks ole, see on see, mis kohe inimesteni jõuab. Muidu oli selline nagu tol ajal selline suu maigutamine on ju ja selle eest siis maksti raha, et suur töö tehti stuudios ära, aga see, mis nagu seal laval toimus, et see oli selline pigem selline kerge nagu komejant, et räägitakse, et igal mehel mingi hetk tekib selline sisemine kriis, et hakkad mõtlema, et kas ikkagi elus on tehtud piisavalt või õigeid valikuid, kas on aeg nüüd nullist alustada, kas ma jõuan üldse veel midagi ära teha, et kas sul oli selline hetk? Kas oli või on või? Või on, või tuleb. Et
noh, vaata, see iga on üldse selline huvitav asi, et kuna siis noh, et umbes me võime ju mõelda ka, et mis hetkeks elus peaks mees midagi saavutama, eks ole, et mis see verstapostis on ja mida saavutama, et kas on siis nagu noh, vanasti öeldi seda, et kui sa oled mees, on ju, siis sa pead endale ikkagi oma maja ehitama, on ju. Ja puu ja poeg. Ja just puu ja poeg, no vaat, no poeg mul ei ole, noh, ja siis okei, siis mõtlengi, kurja, äkki nüüd siis peaks selle poja nüüd veel tegema, aga noh, kes see sulle ütleb, et siis nagu jälle poeg tuleb, pärast on sul jälle terve majadest tütreid, et sellega ka nagu siis, et pigem ma võiks öelda niimoodi, et inimese sees on kogu aeg ju tegelikult selline, või noh, peaks minu arust olema selline väike soov areneda, jõuda veel kuskil, eks ole, veel paremaks või veel, noh, mis iganes sul siis sinu eesmärk võiks olla, on ju. Et eks ikka vahepeal on see tunne, et nüüd kuule, juba on nagu siin number 4 on aastakümnetel ees, on ju, et noh, et kaua siis veel nagu paugutada, on ju. Et ühel hetkel ju tuleb ikkagi, tuleb nagu piir ette juba puhtalt energia ja jõuressurssidel, aga ma arvan, et praegu mul sellist kriisi veel ei ole nagu peale tulnud, et nüüd ma ostan endale kabrioleti ja panen kogu oma vaba raha sinna ja siis lasen uhkelt mööda linna ringi talvel ka katus pealt ära, et sellist nagu kriisimomenti mul jah ei ole, ja ma arvan, et siin on oma roll sellel ka, et mul ei ole nagu sellist hetkegi, et ma nüüd siis nagu jõuaks nagu mõelda selle peale, et mida nüüd siis veel nagu teha, et ma nagu olen kuidagi kogu aeg selle ratta peal, eks ole, et on treeningud, on see muusika, et kogu aeg nagu midagi toimub ja oma maja on ka nagu valmis ehitatud ja seal on kogu aeg nagu ka midagi teha, et kuna mul on hästi suur maja ümber selline ala, siis ma seda nagu kogu aeg seal korrastan ja teen ja olen ja seal ma siis saan ka nii öelda oma neid patareisid laadida, et ongi, et kui ma tahan omaette olla, siis ma ütlengi, et teen ukse lahti, ütlen naisele, lastele nii, ma nüüd olen. Ja siis ma lähen, võtan siis ühe suuna, kus mul sealt maja juurest parasjagu minna on, et seda metsa ja maad on seal hästi palju, et siis lihtsalt lähen, võtan koerad näppu või siis lähen, olen kuskil garaažis, nokitsin seal ja teen oma asju, Aga võib-olla sinu puhul kriisi ei saagi tulla seal lihtsalt põhjusel, et tavaliselt, kui see kriis tuleb, siis mida nagu mehed mõtlevad, et noh, esimene variant, et terve elu olin nagu kuskil äris, aga tegelikult minu unistus ju oli olla nagu laulja. No jah. Või siis teine asi, et terve elu istusin kodus teleka ees, aga tegelikult nüüd on minu eesmärk juba paari nädala pärast osaleda Ironmani võistlustel, et noh, eks siis sinu elus on kõik paigas võib-olla, sellepärast ei olegi kriisi. Jah, et noh, selles mõttes alati ju võib ju mõelda, et okei, et kõik see oleks võinud juhtuda nagu, ma ei tea, mingi dekaadi võrra nagu varem, et noh, et kui ma nagu nii mõtlen, et ma olen praegu nagu väga rahul, kus ma oma eluga nagu olen, ka oma ea mõttes, et ma nagu oskan hinnata rohkem asju enda ümber, inimesi enda ümber, et mingis eluperioodis nagu kõik nagu kuidagi nagu läks nagu jube ruttu ja sul võib-olla ei olnudki aega nagu ümber vaadata, korraks seisma jääda, mõelda, mis mul on, mis mul ei ole, eks ole. Et praegu ma nagu kuidagi nagu mentaalselt ka nagu tunnen, et ma olen õiges kohas, küll aga jah, et võib-olla äkki oleks nagu olnud ägedam, kui see kõik oleks olnud juba praegu, ütleme, 10 aastat varem, eks ole. Et siis oleks nagu seda aega äkki rohkem veel rohkem nagu panustada, aga ma ütlen äkki, et see on nagu see, et mida sa heietad, et anna minna, et nii kaua kui tee on seal, et nii kaua kui energiat ja tuhhi on, et siis lihtsalt toimeta ja tee oma asja. No sul seda energiat õnneks on täiega, et sellest sul puudu ei tule nii kaua, kuni mina sind tean, meil saab kohe siin 8 aastat juba. Jah, tõesti. Aeg lendab. Just saatsid mulle ühe pildi, et koroona algusaegadest. Vaatasin ka, kas tõesti on aeg läinud. Tommy Cash läheb Eurovisioonile. Mis sa arvad, kas noor kuul oleks ka üldse võimalus kunagi Eurovisioonile minna või
või miks nad juba ei ole käinud kuskil Eesti Laulul niimoodi agressiivselt peale panema ennast, et kuule, me võiksime ju Eesti Laulul minna või sinna Eurovisioonile minna sealt otse edasi? Noh, selles mõttes me oleme ju osalenud, on ju. Aga see formaat on ikkagi pigem ju, ütleme, kogu see Eurovisioon on pigem nagu hästi show, on ju. Et kunagi isegi üks Läti bänd, kui me nüüd ei eksi, oli Kosmos, oli ka a cappella bänd. Nemad seal Läti eelvoorust said edasi ja läksid siis nii-öelda Lätit esindama sinna. Et sa võid pärast isegi vaata YouTube'ist vaadata. Vaatan. Et oli Kosmos selline bänd, eks ole, käisid Eurovisioonil. Aga see ongi see, et noh, ma annan endale aru lihtsalt, et ei ole mõtet, no ütleme samamoodi nagu Leto Svetiga, on ju. Et jube äge on ju, eks ole, aga noh, ta ei ole Eurovisioonil, eks ole, kontekst, et ei ole mõtet nagu pushida seda, mis tegelikult meile edu ei too, eks ole. Et reklaami mõttes jube hea on ju jah, et oleme seal pildis ja kõik näevad ja kindlasti me oleks mingid inimesi, kellele meeldiks, eks ole. Aga lihtsalt kogu see Eurovisiooni karussell on midagi muud, et see ei ole meie tükike teed või metsel tee sees, et pigem Eestis ka, eks ole, üritatakse seda Eesti Laulu teha hästi nagu kirevaks, et sul on seal igast muusikastiilist, eks ole, tuuakse sisse, et sul oleks, mis on nagu oluline, on ju see, et sul oleks vaatajaid, eks ole. Kui sul on ainult see ühte suunda tehtud see mingi diskomuusika, eks ole, siis sa väga suurt vaatajaskonda ei saa, eks ole, arusaadav. Aga samas, kui me mõtleme nagu jah selle peale, et mis siis Eurovisioonil tegelikult mis stiil nagu muusika siis neid võidulootusi kõige rohkem nagu omab, siis tegelikult ega see valik nagu väga, väga suur ei ole, et sul on siis, eks ole, kas on siis väga, väga, väga kõva ballaad, sul on siis mingi täiesti jabur, mingi värvikirev, mingi asi, mis jah, et sa ei saa nagu aru, mis on, või siis on väga korralik bänger, mis siis nagu lihtsalt läheb ka nagu, eks ole, kõikidele generatsioonidele ja rahvustele, et nii lihtsalt on, et me oleme jah osalenud ju küll Eesti Laulul ja meil on vist kõige kõrgem koht vist oli kas 4. või 5, et selles mõttes nagu päris hea tulemus on ju, arvestades mis Eurovisioon nagu on ja Eesti Laul, eks ole. Et ja me oleme siin proovinud veel, aga nüüd küsimus ongi nagu see, et kas sa siis sealt juba sellest eelvooru tuleb ka, eks ole, seal mingi üle 100, eks ole, neid erinevaid laule, mingi žürii teeb selle valiku, kes siis sinna pääsevad. Eks nad siis ka millegi baasil siis seal oma järeldusi teevad, et meil jah, me 2 või 3 korda oleme sattunud ja rohkem praegu pole nagu jõudnud sinna, aga nüüd viimasel ajal pole väga üritanud ka, et vaatame, võib-olla äkki nüüd sügisel, kui midagi sulest tuleb midagi head, siis äkki proovime. Sa ütlesid, et nagu teie publik on võib-olla natuke selline viisakam või mina ütleksin akadeemilisem. Jaa, ka õige. Kas sinu treeneri töö puhul on ka näha mingit gruppi, mida sa saaksid nagu kirjeldada, et kes on need inimesed, kes käivad sinu treeningutel? Kas ka viisakad inimesed või mitte? No kui me paneme nüüd siin kõik endale trennimaikad selga ja tõmbame retuusid jalga, siis on väga raske eristada, kes meist siis nagu siin see kõige akadeemilisem on, siis me oleme ikkagi kõik nagu, eks, või teine variant, et paneme kõik pintsakud selga, siis me näeme kõik akadeemilised välja. Et selles mõttes nüüd võib öelda niimoodi, et inimene, kes siis tuleb personaaltreeningusse, ta ikkagi oma elus jõudnud välja kohta või jõudmas välja kohta, kus ta ikkagi teab, ta teadvustab endale, et mida temal on siis nüüd vaja, et ta ennast hästi tunneks, et ta tervis oleks korras. Et ütleme selline treening, personaaltreening eriti, eks ole, ei ole selline massitoode, on ju. Et sa pead ikkagi sa pead seda ise, sa pead nagu enda sees nagu aru saama, et sul on seda vaja ja milleks sul seda vaja on. Et personaaltreening on ka kliente, kes käivad lihtsalt sellepärast, et on nagu tore treeneriga koos trenni teha ja on selline hea vibe, eks ole. Aga enamus inimesi ikkagi tuleb sellepärast, et kas neil on siis mingi mure, mingi eesmärk, kuhu nad tahavad jõuda, on siis nagu Ironman, eks 2 nädala pärast. Ilmselgelt 2 nädalaga Ironmani vormi ei saa, on ju, aga noh, ikkagi, et inimesel on nagu mingisugune siht silme ees. Et ja pigem ikkagi
inimene, kes on elus juba nii-öelda kuskile välja jõudnud, ta on kindlas kohas, materiaalselt pigem kindlustatud, et aga siiski on ka erandeid, eks ole, on ka täitsa nagu siis noori inimesi, kes ka tahavad alles, ma ei tea, oma treeningutega algust teha ja nad saavad aru, et väga oluline on treeningute juures tehnika, et noh, ütleme sina ka, eks ole, sinu jaoks võitluskunstid, eks ole, on südamelähedane, et kui me nüüd toome siia paralleeli näiteks personaaltreeningutega, siis et kui me nüüd, et mis on tänapäeval hästi populaarne, mis ei ole üldse halb, eks ole, on see, et inimesed ju võtavad ette mingisuguse YouTube'i või mis iganes, eks ole, sulle seal vaatad seal, kuidas keegi teeb mingit harjutust, eks ole, lähed jõusaali ja hakkad ise tegema. Samamoodi, eks ole, et noh, et kui ma hakkan nüüd mingit taekwondood või karatet tegema, eks ole, et noh, ma vaatan ka YouTube'is, kuidas see jalg üle seal lae lendab, on ju. Et noh, aga tehnika on väga oluline, eks ole, et see ongi nagu see, et mis nagu siis selle personaaltreeningu juures kõige olulisem on see, et treener aitab sul selle tehnilise nüansi ikkagi väga konkreetselt paika panna, sest sul on võimalus teha harjutusi ühtemoodi ja sul on võimalik teha harjutusi tehniliselt hästi korrektselt, mis tegelikult annab sulle nii-öelda selle tulemuse palju nagu kiiremini kätte, et lihtsalt ongi see, et mida ma olen ka nagu paljude klientide puhul täheldanud, on see, mida nad mul ise on öelnud, et personaaltreening kui selline, eks ole, see tundub nagu selles mõttes nagu natukene see on nagu luksustoode, on ju, et noh, et see ühe treeningu hind ei ole nagu väga odav, on ju, see varieerib sul treenerist, eks ole, seal kuskil 50–100 euri, võib-olla isegi mõnel rohkem, aga see, mida sa sellest ühest treeningust nagu saad, need teadmised, kogu see tunnetus, eks ole, sa ühe treeninguga saad aru, et sa oled mingi pool aastat, aasta aega, oma aega raisanud lihtsalt, teinud mingeid asju täiesti valesti ja sa ei ole oma eesmärkidele kuskilt otsast nagu lähemale jõudnud ja ta ütleb mulle pärast, et joh, ei tii, et no, et lihtsalt ma saan nüüd aru, et näed, et see tõmme käib hoopis niimoodi ja ma tunnen neid lihaseid, mis tegelikult peaksid tööd nagu tegema, et noh, et see ongi nagu see, et kui inimene mõtleb, et treening on kallis, siis mõtle, mida sinu aeg väärt on. Mida sinu, et kui kiiresti sa oma eesmärkidena tahad jõuda, eks ole, ja siis versus, eks ole, see aeg versus see üks mingisugune treening, millega sa nagu saad nii palju informatsiooni, et noh, see jääb igaühe enda otsustada siis, kas see on siis nagu seda väärt või ei ole. Muidu võitluskunstides on ka personaaltreeningut. Ja, muidugi, et noh. Aga kas sul on ka selliseid õpilasi, kes käivad sinu juures juba palju aastaid järjest niimoodi? Ja on ikka, et mingid inimestel ongi nagu see, et neile meeldibki selline personaalne lähenemine, neile meeldib see, et nendega tegeletakse ja neil selles mõttes ei ole ka nagu mingit nüüd jube suurt eesmärki, vaid nad nagu tajuvad seda, et jõusaalis vaatamata sellele, et nad on juba siis nagu, ma ei tea, mitu aastat käinud personaaltreeningus, et nad ei käi nagu iga nädal, eks ole, mõni käib lihtsalt üle nädalati, mõni käib iga nädal, mõni käib 2 korda nädalas, eks ole. Eks see sõltub ju vastavalt ka inimese nagu võimalustest. Aga et tema eesmärk ei olegi nagu see, et nüüd ma tahaks jube nagu vormi saada, vaid talle meeldibki see lähenemine, see aeg, eks ole, et ta saab selle pingutuse kätte, kuigi ta on käinud, ütleme 3 aastat juba personaaltreeningus, ta läheb sinna jõusaali üksi, eks ole, siis ta peab hakkama mõtlema, okei, no millest ma nüüd siis jälle nüüd alustan, eks ole. Ta tuleb trenni, ta saab täiesti ära unustada selle, mis toimub väljaspool maailma, eks ole, see on tema aeg, mina juhin teda nii-öelda, ta on nagu siis see inimene, kes käib kepiga pime, eks ole, mina juhendan nii, astu siia, tee seda, tõsta seda, eks ole, tõmba seda. Et tema saab oma sellise väga hea treeningkoormuse kätte, ta läheb ära, ta on saanud mõtted ka täiesti puhtaks, eks ole, on võib-olla isegi oma mured saanud ära rääkida, eks ole. Et see on ka nagu selles mõttes nagu kerge nagu selline teraapia, et nagu inimesed käivad massaažis, eks ole, see ongi see, et samamoodi. Sa võid ju kodus ka, eks ole, et mis ei ole üldse halb, et sul mees või naine sind nii-öelda nagu mudib, eks ole. Aga noh, see ilmselt on ka see sinu kodukeskkond, kui sa lähed ikkagi spaasse, keegi sind mudib seal, eks ole, lased ennast täiesti lõdvaks ja ma ei tea, sa enamus aega magad, sa ei mäletagi, et keegi sind üldse nagu puutus, on ju. Aga noh, sul on see väga hea emotsioon, et keha on ikkagi värske ja lähed oma eluga edasi.
mina saan seda kinnitada, ma olen ise treener, aga ükskõik, kas on taekwondo treening või poksitreening või jõusaalis, et no mina väga hindan võimaluse teha seda koos teise treeneriga. Et tõepoolest sina saad nautida ja tunda, et sa oled nagu sportlane. Et keegi sinuga nagu tegeleb. Ja noh, ja alati sa võid olla väga professionaalne, aga sa ise ei näe, mida sa teed ja kuidas sa teed. Väiksed nüansid. Ja kuidas sinu selg näeb välja. Ja just, et selja tagant ennast ei näe. Külje pealt on ka raske näha. Peeglid küll on, aga ikkagi. Tütar on sul ka päris äge ju, ta tegeleb ka sul boksiga, nii et üks tütardest, eks ju, no teine on natukene liiga pisikene, aga on ka üpris aktiivne, kui ma olen aru saanud. Mis sa arvad, kas temast võib saada siuke hea intselite paikapanija tulevikus? Vaata, noorte puhul on väga raske sul ennustada, kuna ta on ka sellises eas, kus praegu, eks ole, ütleme sellest tiineka east on nüüd just nagu välja astunud, aga siiski, eks ole, elus on väga palju erinevaid väljakutseid, et ma ei soovi kellelegi seda, et nüüd, et kui me räägime lihtsalt nagu spordi tegemisest, et see professionaalne tase, eks ole, see on nagu selles mõttes, noh, see on väga, väga raske, eks ole, et seda nagu kõrvalt vaadata, kuidas nagu, noh, ütleme Eesti sportlased ka, kuidas on need tippvormi saavutamised, ajastamised, kõik see, eks ole, kõik see distsipliin, eks ole, see on väga karm. Et ma oma lapsele sellist asja ei sooviks, pigem võtta funniga, tee nii kaua, kui sulle see meeldib, peast sa midagi teed, eks ole, et ei läheks nagu lihtsalt väga võssama oma teerajalt, et ma arvan, et see on kõige olulisem, sest lihtsalt jah, ei, et konkreetne hea isa vastus on see. No selles mõttes jah, et lapsepõlv on ikka nautimiseks, kuigi noh, loomulikult sul peavad olema mingid raamid, eks ole, sul peab olema see, et sa ei tegele valede asjadega, eks ole, et ja elus nagu niikuinii, eks noortel ikka juhtub asju, on ju, ja ikka ju elu on ikkagi avastamiseks, eks ole, ja neid avastamise, neid nurki ja aspekte on nii palju, et lihtsalt et seal vahel laveerida ja nendest avastustest need õiged asjad üles leida ja mitte liiga valesid asju proovida ja katsetada, et see on nagu, see on kõigi jaoks väljakutse ja mida elus me edasi läheme, mida rohkem maailm areneb, seda rohkem neid asju nagu tekib. Tänapäeval, ma ei tea, internet on sul täis nagu igasugust jura, eks ole, ja seda nagu kontrollida, ma isegi ei tea, mida, ma arvan, et tänapäeva noored on selles mõttes nagu ikkagi oluliselt rohkem asju näinud, kui mina oma elu jooksul on ja mitte väga häid asju, et nii see paraku on lihtsalt. Aga jah, sporti peab nautima, see peab olema jah, selles mõttes nagu fun, et ma ei ütle, et see nüüd on väga halb, kui keegi nüüd oma last ka nagu natukene nagu tagant pushib, et mingid eesmärgid nagu oleks. Sest, et kui ma mõtlen oma lapsepõlve peale, siis ma võib-olla ka mõtlen, et äkki oleks nagu pidanud natuke rohkem mingil hetkel mul vanemad ka, noh, ma ei tea, suruma, et ära nüüd nagu nii kergelt nagu siis seda asja jätta, et ma nagu olin ka noorest peast nii, et ma ikka proovisin nagu väga palju erinevaid asju, et ma ei tea, mingi maadlus, boks, võrkpall, korvpall, mis iganes asjad nagu veel, eks ole. Noh, tänaseks päevaks ma olen jõudnud nagu sinna välja, et ma teen siis nagu nii-öelda personaaltreeninguid ja minu väike selline salakirg on jooksmine, et igal aastal siis vähemalt üks maraton ära joost, et noh, nii on, aga eks igaks jõuab ikka ise oma selle õige asjani, nii et nii on. Aga kas sa ei arva, et tegelikult see professionaalne sport annab ju inimesele ka väga palju? Jäi, muidugi annab. Et noh, kui sa suudad olla tippsportlane või saavutussportlane, siis tegelikult tähendab, et sa tead, kuidas midagi elus saavutada. Absoluutselt, see on jälle see distsipliini teema on ju. Aga lihtsalt, mis minu mõte sellega oli see, et kui me räägime tippspordist, et kuidas me nagu ikkagi tegelikult ütleme, tippsportlane elab ka, eks ole, oma elu niimoodi, et sul on see kaugem eesmärk, on see siis mingi EM, mingi ma ei tea, OM, eks ole,
ja kui sul peaks vahetult enne seda mingit asja, nagu sa oled nagu 4 aastat lihtsalt rutiinselt, distsiplineeritult ajanud oma asja, kõik toitumised, kõik on nagu paigas ja sul tuleb mingi jube loll, mingi vigastus ja sul on see 4 aastat tööd on kõik läinud, vaata. Et lihtsalt see riskifaktor või need ohud, et mis nagu kaasnevad sellise tippspordi juures, eks ole. Et lihtsalt see, et noh, et see on karm, mida tavainimene nagu ei näe, eks ole. Me vaatame ka, eks ole, meil on suusavõistlused, eks ole, et mingil hetkel olid eestlased hästi seal kuskil tipus, eks ole, tänapäeval vaatad, no et jälle, ma ei tea, tuul oli vastu ja mis iganes, et suusamääre oli vale, on ju. Aga tegelikult, mis töö seal ju taga on, see ei ole ju see, et inimene läheb sinna suusarajale nüüd ja et ma tegin 2 nädalat trenni ja nüüd lähen. Tegelikult on ju kõik ju rämedalt palju tööd teinud, et lihtsalt noh, ongi see, et sul väga väikestest asjadest sõltub, kas sul õnnestub või sul ei õnnestu, on ju, et nii on. Aga mida sa arvad, et miks seda inimesed üldse teevad? Kas see on see üks hetk, mille nimel inimesed panustavad, kannatavad, loobuvad paljudest asjadest ja see hetk võib-olla tuleb, võib-olla mitte? Või loeb ka see protsess, see igapäevane elu. Kindlasti, sest no, sa ei saa ju teha seda asja nüüd ainult see, et sul ongi ainult üks eesmärk. Sa ikkagi pead seda nautima ka, eks ole, et ma ei usu, et nüüd ma ei tea, Rasmus Mägi on ka näiteks, noh, lihtsalt üks näide on ju, et ta nüüd ainult selle mingisuguse ühe tiitlivõistluse pärast seda teeb, on ju. No, sulle ikkagi peab see asi nagu meeldima. Kogu see protsess, just see, et sa hommikul ärkad, teed oma mingisuguse kerge mingi sörgi, eks ole, et siis sa nagu, ma ei tea, lähed, teed võimleid, sul on täna, ma ei tea, mis iganes mingid harjutused. Et see nagu on, vaata, see ongi juba nagu, eks ole, sinu elu, eks ole, see on see elustiil, eks ole, et see peab meeldima. Kellele meeldib korvpall, eks ole, samamoodi jälle, ega korvpall ei ole ka see, et sa viskad ainult sealt, et sa oled 3 mees, et sa viskad ainult sealt tagant harjutada seda 3, eks ole. Sul on väga sellised ranged rutiinid, mida sa nagu igapäevaselt teed, et aga see peab meeldima, eks ole, ja see on täpselt sama, eks ole, et nagu me võtame mingi suvalise töö, eks ole, et ei ole ju see, et sinu töö seisneb selles, et sa lähed istud kontori laua taha, teed arvuti lahti ja siis loed meile. Sul on seal väga palju erinevaid aspekte, mida sa tegema pead, on ju, ja kõik need aspektid sulle ei pruugigi meeldida, aga sulle peab see töö, see üldine, see asi peab nagu meeldima, eks ole, et lihtsalt igas elu aspektis on mingisuguseid väikseid asju, mis tuleb lihtsalt ära teha, sõltumata sellest, kas sulle meeldib või ei meeldi, et saab seda tehtud, mida varem sa selle ära teed, seda lihtsam on, eks ole. Ma arvan, et sportlased teavad, mida tähendab üks magus hetke elus. Sest tavaliselt on nii, et mida rohkem on kannatusi ja pingutusi, seda magusam võib olla see kas võiduhetk, medalihetk ja seda ei saa millegiga võrrelda. Ei, kindlasti aga tegelikult see on ka mõnes mõttes elu valem. Et kui sa teed midagi, kui sa pingutad, mõnikord kaotad, eksid, aga ikkagi tuled rajale tagasi ja siis ikkagi midagi saavutad, et see on see hetk, mis on sulle nagu suureks medaliks ka ükskõik, mis valdkonnas sa tegeled. Absoluutselt. Kas sinu elus, et selliseid hetke on palju, sa oled ju tegelikult sportlane, treener, aga sa ei ole saavutussportlane. Aga sa oled samas artist ja sa tead, mida tähendab publiku reaktsioon. Et kui palju selliseid hetke on, mille puhul saad öelda, jah, ma tegin, pingutasin, võib-olla terve elu, võib-olla mõned nädalad, aga nüüd ma seda saavutasin ja ma tunnen seda. No ma arvan, et kõige lihtsam näide ongi see, mis ma ütlesin ka, et mul on aastas korra on see maratoni teema, on ju. Et ma tahan seda maratoni joosta. Mul ei ole ka nagu see, et ma ei läheks seda võitma, eks ole. Aga mul siiski on oma mingid väiksed eesmärgid, et ma ikkagi iga kord tahan siis sellest maratoni ajast ikkagi kas või mõne sekundi nagu vähemaks saada. Et samamoodi, et näiteks üle-eelmine aasta. Et üle-eelmine aasta ma ka ikkagi ilusti valmistusin ja kõik, eks ole, ja siis täpselt mingi 2 või 3 nädalat, isegi 2 nädalat enne maratoni, siis tegin viimase sellise kiirema pika jooksu,
ja kuidagi õnnestus endal siit reie 4 pea lihas kuidagi ära vigastada nii, et mul oli kohe nagu selge, nii siit mul mingit normaalset aega ei tule, et ma lähen lihtsalt kannatama. Et ma tean, et ma lähen jooksma, et ma siit mingit head aega ei saa, ma kannatan selle lihtsalt ära. Valuvaigistid sisse, lähed jooksed ära, eks ole. Ja juba see, et sa nagu sinna finišisse jõuad, sa tead, et sul see viimane 10 kilomeetrit on täiesti pain, et sa, see ongi nagu see, niikuinii maraton on selline distants, et sul see lõpp on alati raske, ükskõik kui treenitud sa oled, eks ole, et sa lihtsalt oled nagu 3 tundi, 3,5 tundi lihtsalt nagu teinud väga high level nii-öelda mingit liigutust, eks ole. Et see on organismile väga suur koormus, ja kui sul veel siis nagu see mingi lihas ka nagu lihtsalt kannatab, ja kui sa sealt nagu selle üle finišijoone veel jõuad, eks ole, see on nagu eneseületus, eks ole. Et see ei ole lihtsalt see, et ma nüüd sain selle mingi hea aja, eks ole, vaid see on eneseületus. Ja kui ma nüüd siis eelmine aasta läksin, sain joosta ilusti terve jalaga, sain oma selle mingi isikliku rekordi pea 10 minutit paremaks, mis on maratoni puhul nagu väga, väga suur hüpe on ju. Et siis mõtledki jälle tagasi, et näed, et vahepeal peab nagu sellised tagasilööke olema selleks, et sa saaksid nagu hinnata ka sellised väikseid edusamme, et jah. Et see on elu, nagu sa ütlesid ka, eks ole, et peabki olema, peabki vahepeal pead nagu läbi ennast suruma lihtsalt selleks, et sa hindaksid neid hilluseid hetki ka. Ja kui panna need erinevad tegevused, saavutused ja läbikukkumised kokku, et mis siis on sinu elu mõte? Elu mõte? No nii. Põhimõtteliselt, mille järgi mina oma elu ikkagi elan, et on see, et sul peab olema elus mingi eesmärk, mille poole sa liigud. Kui sul eesmärki ei ole, siis sa lihtsalt kulged, eks ole. Ja see kulgemine, see nagu selles mõttes ei vii nagu kuskile, et see on nagu lihtsalt, kui sa mõtled nagu haiglas ka, eks ole, sul jääb see süda seisma, see piiks lihtsalt tiksub, eks ole, või see sirge joon. Et selles mõttes, et kui eesmärk on, siis sul ikkagi nagu toimuvad mingid asjad elus, eks ole. Sul on suund, kuhu poole sa edasi lähed ja selles suunas on väga palju erinevaid nii-öelda faktoreid, mis siis mõjutavad, kas siis on raskem või on kergem, eks ole. Ja see elu mõte nagu peakski olema see, et oma eesmärki hoia enda lähedal võimalikult palju häid inimesi, kes sind aitavad üle rasketest hetkedest, hinda neid inimesi, et ära võtta asju iseenesest mõistetavalt, mis on tänase päeval minu arust nagu päris nagu selline ka nagu problemaatiline, et paljud inimesed võtavad asju nagu kuidagi iseenesest mõistetavalt, et see ju on olemas, et sa ei peagi nagu, et ütleme lihtsalt nagu iseenesest mõistetav, et ütleme vahepeal lihtsalt aitäh mingi asja eest, mis on sinu jaoks nagu justkui nagu igapäevaselt loomulik asi, ma ei tea, sul läksid nõudepesumasinast, nõud läksid ise kappi, on ju. Et sa võid sellest vahepeal aitäh ka öelda, sest et isegi kui see inimene ei oota sult seda, et sa aitäh ütled, on ju, siis tegelikult, kui seda aitäh ütled, ma kujutan ette, et see on tema jaoks nagu ikkagi väga-väga oluline, et ja nii nagu ongi, et eesmärk, inimesed, kes su ümber on, ja hinda neid inimesi, et ma ei tea, kas see nüüd on elu mõte, aga vähemalt nagu selline väike tees, mille suunas nagu liikuda, et minu puhul nagu toimib. Meil on üks traditsiooniline küsimus, et tavaliselt me püüame sinna jõuda või siis millegi pärast see tekib kohe alguses, aga praegu see ei ole mingi konkreetse teemaga, mida me oleme arutanud seotud, vaid selline küsimus, et kes on sinu arvates õige mees? Õige mees. Õige mees. No siin on, jah, see on hea küsimus, kes on õige mees. Õige mees on mees, kes võtab vastutuse. Sest et kõik, mida me elus teeme, igal asjal on tagajärg. On see positiivne, on see negatiivne. Mina näiteks, eks ole, lähtun sellest, et võtta vastutus, eks ole, on siis see, et ma
kuna ma igapäevaselt tegelen nii-öelda inimeste tervise parendamisega, on ju, et siis et mida nagu väga paljud mehed, noh, ütleme naised ka, aga mehed endale ei teadvusta, on see, et sul on vastutus oma lähedaste inimeste ees. Pahatihti me räägime ja mõtleme niimoodi, et vastutus on see, et mul on perel leib laual, eks ole. Aga mida me ei mõtle on see, et veel suurem vastutus on su pere ees on see, et sul oleks tervis. Sest kui sul tervist ei ole, siis ei ole seda leiba ka, eks ole. Ja mida nagu väga paljud lihtsalt eiravadki kuni selle hetkeni, kui asi on katastroofiline või siis ongi, eks ole, asi kutu, eks ole, ongi see, et tegelikult ei pöörata tähelepanu enda nii-öelda tervisele, oma heaolule, et see on tegelikult see vastutus, mille mees peaks nagu võtma, et hoolitse enda eest, hoolitse oma tervise eest, sest kui sul ei ole tervist, siis sul ei ole ka seda perekonda varsti enam, või noh, mis iganes lähedasi, et see tundub nagu iseenesest mõistetav, eks ole, et kui teeme, aga see osa jäetakse nagu hästi tahaplaanile, et noh, see on see, mida ma üritan ka nagu, üritan siis nii-öelda natuke rohkem päevakorda tõsta. Ja, ma olen väga nõus sinuga. Sinu naine räägib väga palju head sinust ja mulle väga palju räägib head, kes ei tea, siis Reinu naine on minu töökaaslane, me töötame MyFitness Ülemiste City's koos treeneritena. Monsa on siis meil väga hea personaaltreener, üks parimaid in the business, nagu öeldakse inglise keeles. Aga ta kirjeldab sind ka kui ühte tubli ja töökat meest. Ja tõsi see on, ma olen näinud, mul on vahel selline tunne, et sul on 150 projekti tules, mis toobki tegelikult mind selle küsimuse juurde, kuidas sa suudad seda tasakaalu hoida pere ja karjääri vahel. See on üks väga oluline asi, see tasakaal, aga mul on tunne, et sa saad väga hästi hakkama sellega. No jah, et eks ma muidugi ei tea, mis projekte sa nagu praegu silmas pidasid, on ju. Aga nagu ma sulle siin ennem või noh teile ennem ka juba ütlesin, eks ole, et peab olema mingisugune hetk, mingi aeg iga inimese jaoks, et kus sa nagu saad korraks astuda nii-öelda ringist välja, eks ole. Minu jaoks on see, et mul ongi siis, et noh, mulle meeldib hästi palju nagu meisterdada, või siis mingid ehitada või noh, kodus ka on ja mingid toimetamised. Et lihtsalt oleks see üks hetk, kus ma astungi uksest välja, nii, ma nüüd lähen teen selle asja, keegi mind ei sega, keegi mind ei häiri selle juures, et siis ma saan nagu ma mõtteid koguda, ma saan oma selle energia välja jälle korda, eks ole, et olen ma siis garaažis või olen ma siis kuskil, ma ei tea, viimane projekt oli mul oma selle keldri ja man cave'i valmis ehitamine, et siis, ja nende asjadega on niimoodi, et kuigi kõik need projektid ei pruugi siis sinu kaaslasele ka nagu, nii-öelda nagu meeldida, kuna selle peale läheb palju aega, eks ole, energiat, eks ole. Kui see valmis saab, eks ole, mis sa arvad siis, kes seal Man Cave'is kõige rohkem nagu aega vedab, on ju? Monika. Et noh, selles mõttes jällegi, et see oli selline projekt, mida ma nagu lihtsalt surusin, et ma pean selle valmis saama, eks ole, mul läks enne väga palju aega ja ressurssi, ja ma sain kogu aeg vastu päid, et mida sul sellest vaja seal ehitada on ja noh, selline värk on ja nüüd on ta valmis, noh, mina ei ole seal väga, väga tihti käinud, aga Monika käib seal põhimõtteliselt iga päev, nii et nii on. Et noh, selles mõttes peab olema selline veel mingi väike nagu kompvek, eks ole, noh, et mis annab sulle siis seda energiat, et noh, okei, mul on need projektid, on ju, kelle jaoks on spordi tegemine, eks ole, kas või mingi paar korda nädalas, kelle jaoks on, ma ei tea, see lapsega aega veetmine, noh, et seda on nüüd raske öelda, et kuule, hakka nüüd ka ehitama või hakka nüüd, ma ei tea, mingit, mis iganes asja tegema, et igal inimesel nagu peab see ise nagu tulema. Et nii on, et inimesed on kõik nii erinevad, et ei ole seda ühtset joont. Sa ütlesid, et noh, mees ei peaks tundeid varjama ja sinu puhul samamoodi. Aga emotsioonid. Kas sa oled emotsionaalne inimene? Kas sa näitad enda suhtumist? Kas sa näitad enda emotsioone? Et mis on sinu selline stiil elus?
oled sa otsekohane? Vot selle otsekohesusega on nüüd niimoodi, et ma tihti olen liiga empaatiline, ehk siis mulle ei meeldi väga inimestele nii-öelda, kui ikkagi mingid asjad on nagu nii-öelda võsas, on ju, et mulle ei meeldi nagu otse öelda, et kuule, come on, et võta nüüd ennast nagu kokku, et ma ei taha nagu inimestest tekitada sellist ebameeldivat tunnet või ebamugavust. Ja eks ma olen sellega nagu päris palju näppu ka lõikanud, et tegelikult oleks just kui pidanud ütlema vaata otse välja, et ma olen emotsionaalne kindlasti, aga jah, et sellised probleemsed olukorrad pigem kodustes suhetes ka, eks ole, kui ma näen, et see asi nagu läheb nii-öelda veits nagu saagimiseks, siis ma tõstan käed üles, ütlen selge, mina võin omalt poolt järeleandmised teha, et see selline saagimine ei vii nagu mitte kuskile, et ma nagu nii-öelda selle rahu huvides pigem lehvitan valget lippu, eks ole. Et kui on mingi lahendus leida, siis ma pigem leian selle lahenduse kui see, et me hakkame oma mingite õiguste eest nagu võitlema või mis iganes on ju. Aga jah. Aga see ongi võib-olla õige positsioon. No kindlasti jah, et aga eks seal on ka nagu see, et sa mingil hetkel nagu tajud või tunned, et ega sa ei saa elu lõpuni nagu valget lippuga lehvitada, et kuskil peab see sinu nagu need vajadused peavad ka nagu ikkagi saama rahuldatud, on ju, et mis iganes, et kuskil on ju sul ka tegelikult õigus, eks ole, et sa ei saa oma tõde nagu kogu aeg alla neelata, eks ole, et seal ongi see, et kuskil on see jälle see peenike joon, eks ole, kus ta nagu üle kogu aeg ei tasu nagu astuda, et siis muidu sa hakkad ennast nagu sisemiselt nagu hävitama, eks ole, et kõik peab ilusti olema balansis, jah. Aga jah, et selles mõttes ma pigem nagu olen see inimene, kes ei taha väga konflikti astuda, kes vahel tuleb ikka nagu astuda ja vahel tuleb enda asjadest seista, aga pigem ma tahaks, et oleks selline hea positiivne foon, et ma võin alla neelata mingid ego jõnksud, et oleks nii-öelda rahu maailmas. Ja ma arvan, et seda nagu peaks väga paljud inimesed maailmas nagu tegema, et siis me ilmselt elaksimegi palju ilusamas keskkonnas. Aga samas sa oled iseendaga harmoonias? Ma arvan küll, jah. Ma arvan küll, et see ongi jällegi need hetked, mis ma nagu saan siis minna, teha oma seda mingit projekti või mingit asja, et see on siis see hetk, kus ma nagu need asjad nagu laagerdan jällegi ära, sest isegi nagu kui sa vahepeal nii-öelda lehvitad seda lippu ja oma nagu nendest oma tõdedest nagu taganed, eks ole, et siis sa nagu ikkagi pärast nagu arutled, mõtled, et see on ikkagi nagu ütleme selle eesmärgi hüvanguks, eks ole, ja mul ei ole raske seda teha selleks, et inimesed mu ümber oleksid nagu õnnelikud või et neil oleks nagu hea, et see tundub nagu õige tegu. Kuule, aga mul tekkis hoopis selline küsimus, et naljakad hetked sinu elus, sa oled nii palju aastaid esinenud publiku ees, et ei ole võimalik, et ei ole nagu selliseid lugusid, mis oleksid naljakad, mida võib-olla sinu fännid ei teagi. Või ongi kõik viisakas ja akadeemiline alati? ei, kindlasti ei ole jah, et eks igast asju on nagu juhtunud ja teinekord ma lihtsalt nagu, kuna elus on nii palju asju üldse nagu juhtunudki, on ju, et siis nagu see kõva ketas hakkab vaikselt nagu täis saama, siis nagu krigiseb juba natuke ka, et väga raske on nagu meenutada mingeid asju, kui ütled, et kuule, mis sul on nagu naljakat on juhtunud. Aga ei muidugi kogu selle 28 aasta jooksul on nagu väga palju asju juhtunud, et mida siit nagu välja tuua, et kas ei ole nii? Ütleme alustades kas nagu sellest, et kui me räägime nagu muusikast, ütleme noorgumuusikast, siis mingil ajahetkel me tegime päris palju lugusid niimoodi, et mina tegin lauludele sõnad ja siis teine bändikaaslane Marti tegi siis muusika, eks ole. Et mis on nagu kõige jaburam asi on nagu see, kui sa nagu laulad lugu
millal sa oled ise sõnad teinud, sul lähevad sõnad meelest ära. Mõtled nagu joh, ei tii nagu, siis sa paned mingit täiesti mingit umbluud nagu, et sa mäletad, et millest see lugu nagu rääkisin ja siis sa hakkad nagu lihtsalt nagu laivis nagu leiutama mingit sõnu. Et see nagu, tundub nagu jabur, eks ole, aga seda juhtub nagu tegelikult päris tihti, et jah, inimesed võib-olla ei saa sellest isegi aru, aga nii on jah. Vot. Ja ei muidugi mingid sellised absurdseid asju nagu on juhtunud, et sa lihtsalt teed laval mingisugusel nalja ja lihtsalt see on nagu nii naljakas, et kogu bänd lihtsalt laval nagu naerab. Aga publik mitte. Publik ka, aga lihtsalt sa ei saa lugu alustada, sest lihtsalt sa oled nagu niimoodi, et üritad lauluga pihta hakata, on ju. 4 meest on valmis, on ju, üks nagu hakkab jälle lihtsalt naerma ja siis jälle kogu saal jälle naerab, et no, et see on selline efekt, vaata, et sul, et nagu naer nakatab, on ju, aga lihtsalt pärast nagu mõtled, no ei olnudki nagu nii naljakas, on ju, aga see hetk oli lihtsalt nagu see, et sa võid rääkida, et see oli see nali, kui sa tagant järgi räägid, see ei olegi nagu nii naljakas, aga lihtsalt jah, et on nagu selliseid asju olnud ja tihti isegi. Aga kas sinu loomingus on ka veel mingi, ma ei tea, suurem eesmärk olemas? Loomingulises mõttes jah, ma tahaks jõuda ükskord nii kaugele, et ma saaks ka nagu päris mingi oma loo valmis teha, ehk siis nii meloodia kui ka sõnad, et mul on aegade jooksul kogunenud igasuguseid viisijuppe, mida nagu peaks formuleerima kuidagi mingiks teoseks koos sõnaalgetega, aga ma lihtsalt ei ole jõudnud selle hetkeni lihtsalt, et see tundub, et see ongi nagu see, et ma ei ole nii-öelda klaveril või kitarril nii pädev, et ma nüüd siis kohe hakkan siit nagu midagi juurutama. Ma tean, et see on nagu selline, et ma pean sinna nagu siis hakkama nagu keskenduma, ma võtan hoogu selleks, et endale koju see süntesaatori moodi asi osta, et ma siis ja siis see mingisugune helikaardi moodi asi, et siis sealt hakata midagi nagu leiutama, aga ma ei ole veel praegu selles kohas, et see oleks see projekt, kuhu ma siis oma aega niimoodi panustaks, sest mul praegu tundub, et mul on mingid muud asjad on veel tegemata, et äkki siis 5 aasta pärast, et siis nagu tuleb. Aga peaasi on see, et me nüüd ei jõua jälle sinna tagasi vaata, kus enam ütlesid ka, et nüüd ma olen nii vana, nüüd ma kahetsen, et miks ma seda nagu juba varem vaata ei teinud, et praegu veel ei ole nii, et aga küll jõuab. Millal sa esimest korda hakkasid mõtlema vanusest? Vanusest. No sellises kriitilises plaanis, et no ma arvan, et võib-olla nüüd siin 40-ndates, et siis nagu hakkad nagu tajuma, noh ikka vaata, et ükskõik kui füüsiline vorm või kui hea su füüsiline vorm või midagi on, aga sul ikkagi nagu vaikselt hakkavad mingisugused sellised ealised mingid teemad, et noh, et sa ikkagi energia level, eks ole, tahes tahtmata, eks ole, sa ei ole enam nii, et sa rapsid ja teed ja muudkui käid ja oled, eks ole. Et sa tajud nagu seda, et sa ei viitsi enam lihtsalt igasugusele suvalisele üritusele nagu minna, ja sa ikkagi nagu planeerid seda ette, eks ole. Sa nagu tead, et see nagu tuleb millegi arvelt jällegi, eks ole, et siis sa nagu mõtled, et noh, et jah, et ei ole 25 enam. Aga noh, praegu ei ole veel nagu midagi kriitilist selles mõttes, et ikkagi ma arvan, et ma olen nagu ikkagi endiselt väga heas kohas ja elu on nauditav ja ilus, et saab veel. Kas numbrid on sinu jaoks olulised? Kas tekib ka see mõte, et aga järgmine number algab nagu 5, ja see on õnneks siin on natuke aega veel. Ja see on midagi muud. No jah, et eks ikka vaata ju natukene ikka numbritega on, et kas sa oled 30-ndates või sa oled 40-ndates on ju, et noh, et kui see 50 nagu ette tuleb, no see ei ole nüüd ka nagu mägede taga on ju, aga noh, kindlasti ta tekitab nagu sellist pigem nagu sellist väikest aukartust on ju, sest et see on ikkagi nagu jällegi nagu verstapost. No ta on nagu selles mõttes nagu jah, nagu verstapost, et kui sa nagu mõtled ka nagu praegu nagu, et inimesed 50-ndates, kuigi ma nagu puutun väga palju ka, eks ole, selles generatsioonis inimestega kokku, et siis
ta ikkagi nagu on nagu ju see, et see inimene on ikkagi jälle nagu nüüd üks samm nagu edasi, on ju. Et see, et kas sa oled 49 või sa oled 50, on ju, see on ikka see vahe, et kas sa algab 5 või algab 4, on ju. Aga noh, ma arvan, et kui me sinna nüüd lõpuks, kes iganes nagu sinna lõpuks välja jõuab, ega sa noh, ega sa nagu seda ilmselt nagu niimoodi ikkagi ei taju ja ei võta, et nii kaua, kui sul ikkagi käed-jalad on terved ja aju töötab, et nii kaua anna ainult minna ja et jah. Meie saate nimi on Võim ja vägi. Minu silmis sa oled alati väga nooruslik olnud. Ma mäletan, kui sa 40 said, siis mul korraks ikkagi, noh, mul ei jõudnud see kohale. Ma olin, mis asja Rein ei saanud 40, mida sa räägid. Kuidas sa hoiad endas seda noorust ja seda väge ja seda võimu? Sest sul on ju tegelikult palju seda. Noh, ma ei tea, kui palju seda on. Ma arvan, et eks on nagu päris palju inimese natuuris ka kinni ja asjades, mida sa igapäevaselt nagu teed, et noh, nagu ma olen täna rääkinud ka, eks ole, muusika, sport, eks ole, need on need, mis tegelikult hingele annavad nagu väga palju, eks ole, ja kui sa nagu igapäevaselt teedki seda, mida sa nagu armastad, eks ole, noh, sa ei saagi siis seestpoolt nagu väga kibestunud olla, eks ole, et ma ei tea, ja noh, jälle nagu teisipidi võttes, et kui ma nagu kui me võtame noh, et ta olen 40 on ja et hakkad nüüd siit nagu vaikselt juba allakäigu trepist minema on ju, et noh, siis sa nagu ei saa ju ka nagu jällegi teha neid asju, kui sa ennast nagu niimoodi, ma ei tea, tituleerid, kui nüüd juba siis sinna nagu selle elu teise poolde kalduvat inimest on ju, et ma ei tea, et ma ikkagi üritan ennast hoidagi nagu nooruslikuna, et mul on väga palju sõpru ka, kes on minust ongi nagu 10, noh sina veel rohkem, eks ole, siin, et ja see töö, kus ma igapäevaselt puutun kokku väga paljude erinevate inimestega, et see jällegi, eks ole, et on väga nooruslikud inimesed, nemad annavad väga palju, eks ole, tagasi, et ja siis teisest küljest näen ka neid vanemaid inimesi, et noh, see annab jälle siis selle aimu sellest, kuhu ma tahan jõuda või milline ma ei taha olla, eks ole, et jah. Aga ma arvan, et suures plaanis ikkagi me räägime ikkagi inimnatuurist, et ja sellest, mida inimesed on elu jooksul läbi kogenud, et noh, paratamatult, eks ole, et inimeste eluteed on väga erinevad ja kellel on natuke rohkem draamat elus olnud, kellel on vähem, eks ole, kellel on positiivseid hetki rohkem olnud, et eks see mõjutab ja kujundab ka inimestega kuigi palju, et kas sa siis oled pigem nagu selline positiivne või nagu negatiivne, aga ma pean ütlema, et mul ka, ma just nüüd ka ikkagi viimastel aastatel, et ma väga palju hindan või üha rohkem hindan seda aega, kus ma ei pea mitte kellegiga suhtlema, kus ma saangi täitsa nagu ise olla, kuulan mingit väga head, mingit mussi või lihtsalt isegi olen, eks ole, et täiesti, et seda on üha rohkem enda jaoks nagu vaja, et ei ole näinud see, et ma nüüd igal pool näpud püsti ja olen juba seltskondlik ja hästi õnnelik, et jah, ma ütlen, et järjest rohkem on seda aega, kus ma nagu, ja nagu ma ütlesin ka, et kas või need mingid sünnipäevad, üritused, kus iganes peab nagu minema, siis sa nagu väga, väga nagu kalkuleerid, et kas ma nüüd ikka lähen sinna või ei lähe, eks ole, kas sina tunned, et nagu mõned inimesed tegelikult annavad energiat ja seda on tunda puht füüsiliselt ja mõned inimesed nagu võtavad sinu energiat, et sa nii palju töötad inimestega, kas sa seda füüsiliselt tunned ka? Ja muidugi, et noh, nii nagu inimesed ikka, eks ole, inimesed ongi erinevad, eks ole, ja kliendid täpselt samamoodi, et isegi mitte nagu pahatahtlikult inimesed ei ime seda energiat, vaid lihtsalt mingid inimesed vajavadki nagu rohkem seda supporti, tuge, seda käe hoidmist, eks ole, aga sina ju annad selle energia talle, eks ole, ära, eks ole, ja noh, see on üks osa tööst, eks ole, et mõni päev on niimoodi, et sul on sa hakkad hommikul pihta, sul on mingi 7-8 personaaltreeningut, eks ole, päeva jooksul, mis tegelikult on energia mõttes on see tegelikult, see ei ole ju see, et ma jooksen 7-8 tundi, aga sa lihtsalt tegeled nende inimestega, eks ole, et see on tegelikult energia mõttes nagu päris suur väljaminek.
mõni päev on sul 8 trenni, sul on sellised inimesed, sa lihtsalt lähed, wow, let's go, eks ole. Ja sul on järgmine päev on sul mingi 3 treeningut, aga sul on 2 inimest, kes nagu lihtsalt vajavad, et sa neid nagu tirid järel ja tõukad, eks ole, ja saad nii läbi, et sa lihtsalt ei jõuakski selle päeval midagi rohkem teha, et nii lihtsalt on. Ja see pole ainult treeningutega, see on ka igapäevases suhtluses mingite inimestega, et on inimesed, sa küsid, kuidas läheb, eks ole, kuule, jumal hästi kõik, eks ole. Ja see on mingi inimene, kelle kas sa küsid, eks ole, kuidas sul läheb, tead, eks ole, ja see on iga kord nii. Ja terve elu tragöödia tunni aja jooksul. Kõik on nii halvas, ühesõnaga jah, et mitte ühtegi positiivset aspekti elus ei leia, et ja noh, nii lihtsalt on, eks ole, et aga jah, see ongi jällegi see, et tuleb siis leida see tasakaal, et sul ikkagi et su ümber oleks inimesi, kes seda positiivset sul ikkagi piisavalt palju annavad, et sa ennast ei ümbritseks ainult nende inimestega, kes sul siis, kellel on kõik väga halvasti, et kas publiku puhul juhtub ka, et sa tuled lavale ja kui nagu tunned, et ma ei tea, keskkond, energeetika, meeleolu? Ja, et viimasel ajal nagu vähem, aga siis ütleme, kui me siin ütleme mingi 10-15 aastat tagasi, et kus olid sellised hetked, kus ütleme, et ürituskorralduse agentuurid ju ühesõnaga nad teevad neid mingisuguseid üritusi, eks ole, on siis firmaüritus, mis iganes on ju, ja nendel on vaja lihtsalt seda, et sul oleks siis seal mingisugune meelelahutuslik osa, eks ole. Nad väga tihti ei mõtle selle peale, et kes see inimene sul seal on saalis, eks ole, kes see kontingent on ja mis muusika neile läheb, eks ole. Nemad võtavad selle järgi, et näed, et praegusel hetkel on see nimi kuum, võtame selle, et läheb, eks ole. Et siis sa nagu tajud, et sa oled seal kuskil seal taustal nagu tapeet, et kedagi tegelikult väga nagu ei huvita, et kes seal laval on või mis ta seal teeb, eks ole, et on muidugi noh. Ja samas on ka nagu see, eks ole, mis nagu jällegi näitab Eesti inimese loomust ja natuuri, on siis see, et sa lähed saali või noh, nüüd lavale, sa laulad, eks ole, ja siis sa vaatad, eks ole, sul on esireas seal mingisugused mingi 12 vanapaari on ju. Ja no selliste nägudega, et noh, et see nagu kustub kohe nagu ära on ju. Ja siis saab kontsert läbi, on mitte ühtegi plaksu, mitte midagi, lihtsalt seal niimoodi on ju. Ja siis saab see kontsert läbi on ju, pärast tulevad laua taha, no kurat, nii hea kontsert oli on ju, et ma niimoodi nautisin ja lihtsalt nagu, et täitsa süvenesin ja olin vaata on ju, et kui petlik võib pilt olla on ju, et siis, et see, mis inimesest nagu välja paistab, et mõni ongi nagu väga joviaalne, eks ole, ja iga asja peale ja suu on kõrvuni kogu aeg, eks ole, et aga samas ongi see, et see mask võib olla nagu väga petlik, et teinekord on selle raudse maski taga nagu väga mingisugune suur ja soe süda. Kas sul on ka poker face? Ma arvan, et mul on. Ma arvan, et mul on poker face või noh, ma ei tea, kas ta nüüd poker face on, aga see tekib ikkagi siis jah, et kui noh, see ongi see on see valge lipu lehvitamise eelne hetk, kus ma nagu saan aru, et võtan selle lipu jälle välja ja peace. Et enne seda nagu jah on see, et noh, et come on, again, aga okei, läheme edasi. Et jah, et selles mõttes on, et jah, et see on see hetk, kus sa neelad selle asja alla ja siis sealt lähed edasi, et jah, aga ma üritan seda võimalikult vähe nagu teha, et ega see väga palju kaasa ei aita, see poker face. Nii on. Lihtsam on emotsioonid kohe välja panna. No jällegi, sõltub jälle emotsioonidest on ju, et kui neid emotsioone nagu kontrollimatult välja lasta, siis see võib viia väga suurte konfliktideni, eks ole, ja. Et pigem seal vahepeal laveerida, Tihti, kui sa vastad küsimustele, sa alati tood välja erinevaid detaile, no see sõltub sellest või sellest, kas see ongi võib-olla üks vanuse nagu tunnus, et sa näed rohkem detaile elus, ükskõik mis valdkond on või suhe kindlasti, või ükskõik, et ja ma arvan kindlasti, et see noh, kas seda nüüd saab elutarkuseks nimetada, aga ütleme elukogemus, et sul ikkagi nagu ju aastate jooksul väga palju erinevaid situatsioone, väga palju erinevaid inimesi, eks ole, sa igast kohtumisest, igast situatsioonist, igast dialoogist sa ju midagi endaga võtad alati kaasa, eks ole, ja see harib sind. Kas sa sealt oskad mingid järeldusi teha, see nüüd iga inimese enda teha on ju, aga et kui sa ikkagi ka igast negatiivsest kogemusest üritad selle
enda jaoks selle positiivse nüansi nagu leida, et mis ma sellest õppisin, eks ole, et siis noh, seda sa võid nimetada siis juba jälle, eks ole, elutarkuseks, et kindlasti jah, nagu ma ennem ütlesin ka, et ma arvan, et ma olen sellises kohas, kus ma oskan hinnata, näha, nautida neid hetki, neid inimesi enda ümber, eks ole, sest noh, et ei ole nagu sellist nagu peata olekut, et noh, et sinna tänna, kus iganes, et kõik on nagu fa-fa, eks ole. Vaid sa nagu jah, et sa saadki aru, mis on oluline sinu jaoks, sa hindad seda, et mida ma nagu ka nagu mõtlen tagant järgi, et oleks nagu tol hetkel osanud nagu näha asju sellises perspektiivis, ma oleks hoopis teistmoodi mingid otsused võib-olla elus teinud, on ju. Aga noh, see ongi see, et mida sa heietad, et noh, et täna ma olen siin, siia ma olen jõudnud, see on mind õpetanud ja nii on. Kui tihti inimesed pettavad sind? No selles mõttes, et sa arvad, et sa näed inimese motivatsiooni, sa saad aru, mis on tema eesmärk, et sulle tundub, et see inimene on sinu jaoks avatud raamat, aga tegelikult mingi hetk sa saad aru, aga tegelikult see on hoopis teine inimene. No ma ei mäleta, et mul praegu nüüd, ütleme, päris sellisele kirjeldusele vastavat mingit figuuri ette tuleks. Et noh, eks see personaaltreeneri töö ju ka on selles mõttes, et inimene ju tuleb sinu juurde, on ju, ta räägib sulle oma eesmärgist, ma olen nii valmis nüüd panustama, ma olen niimoodi motiveeritud, on ju, et distsiplineeritud, on ju. No sel hetkel võib-olla ongi. Sel hetkel ilmselt ongi, jah. Et siis, aga siis ütleme, et me oleme mingisuguse aja nagu tööd teinud ja siis teeme kokkuvõtted ja siis ma küsin, et kuule, aga et noh, et need numbrid ju siin räägivad iseenda eest, et midagi sa nüüd siin mulle ikkagi ei räägi, et midagi sa oled jätnud nagu tegemata, ja noh, et siis noh, see ei ole nüüd päris nagu see võrdlus, mis sina mult nagu ootasid, on ju, aga jah, et päris nagu sellist asja, et nüüd inimene tuleb, naeratab ilusti näkku, on ju, ja siis nii kui selja keerab, siis on hoopis nagu nuga selgast häbib niimoodi, on ju, et viimasel ajal selliseid asju ei ole olnud, et varasemas elus kindlasti, aga noh, ma ütlen, et mida noorem sa oled, seda rohkem sa suhtled inimestega erinevatega, sa ei pööragi võib-olla nii palju tähelepanu sellele, mis selle inimese väärtus sinu elus nagu on, eks ole, vaid sa lihtsalt kuidagi need inimesed käivad sinu elust nagu läbi, eks ole. Mida vanemaks sa saad, seda rohkem sa oskad nagu isegi inimesi nagu lugeda, eks ole, ja saad aru, et keda on mõtet enda juures hoida, keda ei ole mõtet enda juures hoida, et või noh, nii-öelda enda sellest ringkonnas. Aga noh, see ju tegelikult tähendab, et sa suutsid sättida enda keskkonda nii, et selliseid inimesi kas üldse ei ole või on väga vähe või nende mõju ei ole sinu elu puhul nii suur, et kui sa ütled, et juba palju aastaid ma ei näe, et sellised inimesed oleksid minu ümber, et no see ju tähendab lihtsalt seda, et sa oled midagi teinud väga õigesti enda elus, et siis sinu keskkond, inimesed, kes on sinu lähedal, on ju sinu poolt loodud. Seda küll, jah. Või siis on mul väga lühike mälu, ei taha endasse, mida ma nagu ka tegelikult nagu tean, et mul ongi, et ma ei suuda väga kaua seda negatiivset emotsiooni endas hoida, et ma pigem las see läheb ära, eks ole, et see ei anna mulle mitte midagi, kui ma endaga mingid vimma nagu kaasas kannan. No see on ka väga tark. Ja. Et noh, paljud lihtsalt ei õnnestu vaata, inimestel jääb midagi nagu kripeldama ja siis nagu, et let it go, et ei ole mõtet, et see lihtsalt. Aga no tegelikult, kui midagi jätkuvalt kripeldab kellegi vastu, ükskõik kui suur jama sinu vastu on tehtud, aga kui see aastaid ja aastaid kripeldab, siis see tegelikult tähendab, et mingi probleem on sinu sees. Ja ma arvan ka. See on sinu probleem eelkõige, et lihtsalt see inimene leidis midagi sinu sees. Mis sind nagu puudutab niimoodi. See on kas nõrk koht või siis... Ja sina ei saa sellest lahti mitte sellepärast, et see inimene on süüdi või nii halb, vaid see on sinu isiklik probleem. No ma olen nõus sellega, jah. Ja noh, see ongi siis jällegi see, et see on see sinu võimalus nagu selle enda probleemiga enda sees nagu tegeleda, et sealt nagu et sellist asja nagu sinu sees ei oleks enam rohkem, eks ole, sest neid inimesi ju sarnaseid võib ju sul elus veel nagu tulla, eks ole. Eks nad jälle koputavad ja kraabivad selle sama haava sul nagu lahti, eks ole, et noh.
No, siis tuleb sellega tegeleda lihtsalt. On selline teooria, et inimesed, keda saatus sulle nagu toob, ongi mõeldud selleks, et pakkuda sulle õppetunde. Ja kui sa õigeid järeldusi ei tee, siis see olukord kordub ja samad inimesed tulevad ja tulevad. Et mulle tundub, et tegelikult nii on. Ja see võib täitsa nii ollagi, et keegi ei taha samasse ämbrisse astuda, aga selleks, et sa samasse ämbrisse ei astuks, selleks on vaja siis aru saada. Sellest välja tulla üks kord. Kõigepealt astud ämbrist välja, eks ole, ja mõtle, miks sa sinna astusid, et mis sind selle hetkeni nagu viis. Nii on. Jah, nõus. No nii, Keijo, sul on ka üks traditsiooniline küsimus. See on selline sisse kulutatud siia saatesse, aga see väga sobib. Mul on ütlus selline nagu voice of the voiceless, eks ju, sina juba tead seda ka. Rein, ma tahan, et sina oleksid see häälte hääl praegu, kes räägiks teiste eest. Nimelt sina oled praegu superkangelane, sina oled praegu siis mentor. Mis oleks see asi, mida sa tõesti päriselt enda hinge seest tahaksid öelda teistele, noortele meestele, sinuvanustele meestele, ükskõik kellele, inimestele edasi? Mingi hea asi, mingi hea tarkus? Ma arvan, ma ikkagi taandun lõpuks sinna selle juurde, et hoolige inimestest, näidake seda hoolivust välja. Et üks asi on hoolimine, teine asi on see, et sa näitad seda ka välja, eks ole. Sest et üldiselt inimesed kipuvad nagu asju enda sees nagu hoidma, et nagu ma ütlesin ka, et lihtne aitäh teine kord, eks ole, on rohkem väärt kui, ma ei tea, 100 euri, eks ole. Loll näide. Teine asi, eks ole, ärge võtke asju iseenesest mõistetavalt, see on ka natuke selle hoolivusega seoses ja ärge jätke ennast nagu tahaplaanile. Et see nüüd on nagu natukene selline, et ärge võtke iseenesest mõistetavalt ja ärge jätke ennast nagu tahaplaanile, et siin võivad asjad nagu omavahel nagu risti minna, aga mida ma mõtlen ongi see, et andke endale ka siis seda midagi positiivset, mis sinu elus loob sulle emotsioone ja annab sulle energiat. Et tänapäeva elus lihtsalt on väga palju, või maailmas on väga palju asju, mis tekitavad negatiivseid emotsioone. Kui me räägime ajakirjandusest, eks ole, siis mille peale ajakirjandus üles on ehitatud, on ju see, et klikke oleks vaja saada. Mis sul klikke tekitab, on see, et tragöödia, draama, keegi sai kuskil, ma ei tea, kellelegi halvasti või keegi, ma ei tea, murdis jala või mis iganes, eks ole, et see saab klikke, eks ole, et ehk siis me tegelikult kuidagi nagu kogu see ühiskond nagu toetab sellist pigem nagu veits nagu negatiivset, on ju, et andke rohkem positiivset, eks ole, et ma arvan, et see nagu on ikkagi lõpuks see, mis maailma päästab, et seda draamat ja tragöödiat on igal pool niigi palju, et nii on. Super. Ma arvan, et sa igapäevaselt tegeled sellega, et draamat ja tragöödiat oleks vähem. No loodame. Ja. Mina ei võta asju iseenesest mõistetavana. Mul on väga hea meel, et sa saates tulid. Aitäh, et kutsusite mind. Mul on hea meel, et sa said Mihhailiga rääkida, sellepärast, et Mihhail on selline mees, keda võib tundide viisi lihtsalt kuulata ja kellega võib arutada kõike, aga päeva lõpuks ma ikkagi, see saab nüüd salvestatud, kus ma ütlen sulle aitäh, et sa olemas oled ja aitäh. Et sa oled mul treeneri teekonnal nii palju karismat ja jõudu juurde andnud, et ma lähen siit ainult kõikele mujale viin seda energiat ka edasi. No tore, sinu karisma on muidugi hoopis teine level, nii et ma soovin sulle ainult edu selles mõttes, et sul on veel väga, väga kirgas tulevik ees. 2 karismat tänavad kokku megakarisma. Aitäh sulle, Rein. Thanks. Voim ja vagi@gmail.com on see koht, kuhu te võiksite meile kirjutada. Me oleme tegelikult väga tänulikud selle eest, et te olete hakanud panema neid like ja jagamisi ja üldiselt jälgige julgelt, jagage edasi. Päeva lõpus ikkagi olge positiivsemad ja hoidke üksteist, ärge võtke asju nii, et mul lihtsalt nii on, sest nii on, vaid hinnake neid asju, mis teil on. Ja hoidke iseennast. Panustage iseendasse. Ja tuleb veel ja veel. Voim ja vägi, episood 18, Rein Kahro. Te leiate ta MyFitnessist, meid saate endiselt edasi kuulata ja vaadata. Aitäh teile kõige hea eest.